Tere hommikust kõigile! Mul on suur rõõm, et te olete täna kuulamas Ergo ja Brandemi ühiset veebiseminari, kus me räägime siis tööandja brändingust, väärtuspakkumistest ja avame teile natuke rohkem siis tervisekindlustuse maailma. Enne, kui me lähme siin teemaga edasi, ma tahaksin kohe teid panna mõtlema kaasa. Selleks olen ma teile ette valmistanud ühe küsimuse, millele te saate vastata siis minnes menti.com lehele. Slaidide pealt on kenasti näha siis see kood, mida te saate sisestada või siis mugavalt enda telefoniga see skanneerida sisse. Palun minge sinna, pange enda vastused ja tahan siis saada vastust küsimusele, milline on atraktiivne tööandja aastal 2025. Mõelge siin nii tööotsija rollis, personalijuhi rollis või siis värbava juhi rollis, et mis on teie jaoks tööandja valikul oluline. Need võivad olla kas väärtused, juhtimisstiil, hüved, ükskõik, mis iseloomustab teie jaoks head tööandjat aastal 2025. Palun pange enda vastused kirja, et siis saame koos vaadata, mis pilt meile kujuneb. Nii. Loodan, et link kenasti toimib. Paar vastust on juba seal kirjas. Nii, hakkavad tulema. Väga tore, juhtimine kindlasti oluline, hooliv, tervisehüved, paindlik. Pange julgelt veel kirja, kõik mõtted on hästi teretulnud, et võivad olla mingisugused märksõnad, iseloomustused. Nii, mõiste, vastutustundlik, vaimselt terve juhtimine. Jällegi juhtimine hästi oluline. Nii, paindlik on kõige rohkem läbi käinud, et need sõnad, mis on siis nii-öelda suuremalt, et neid on rohkem mainitud. Usaldusväärne. Vaatame, kas miskit tuleb veel juurde. Nii, jällegi paindlik. Et see paindlikkus on vist midagi sellist, millest me üle ja ümber enam tänapäeva töömaailmas ei saa. Nii, koostöö kindlasti jällegi hästi oluline, lugupidav. Läbipaistev, jagatakse selgelt eesmärke töötajatega. Vaatame, mis siit veel tuleb, kas tuleb miskit veel juurde. Nii, et tundub, et hakkavad siin võib-olla sõnad juba korduma ka, aga ma arvan, et need sõnad, mis me siin näeme, et need ei ole sellised nii-öelda nice to have kriteeriumid, vaid tegelikult on need tänapäeval juba selline uus norm, mida me tegelikult siis tööandja valikul vaatame ja mis kujundabki sellise juba nii-öelda siis tööandja väärtuspakkumise, et midagi toredat tuli seal veel juurde. Paindlikkus, juhtimine, koostöö, tuge pakkuv, jällegi tore, et selline hoolivus töötajate suhtes, läbipaistev, usaldusväärne. Ehk siis, kui te vaatate neid märksõnu, et siis need ongi ootused tegelikult tööandjale, mida me siis tööandjalt ootame ja me võime sellest mõelda kui siis sellisest väärtuspakkumisest. Jagame pärast teiega ka kindlasti slaide, saame seda sõnapilve ka teiega jagada, et mis mõtted siit ühiselt tekkisid. Aga läheksime siis nüüd juba siis teemaga edasi. Et võib-olla ma alustuseks räägiksin seda, et kui Brandem 10 aastat tagasi alustas ühe siis esimese tööandja turunduse agentuurina, siis ma ütleks, et tööandja turundus tol hetkel oli väga nii-öelda lapsekingades. Et tänaseks hetkeks ikkagi ma julgen väita, et tööandjad kas juba tegelevad sellega strateegiliselt või mõtlevad, et mis need sammud võiksid olla, et mida ma siis tööandja turunduse suunal teen. Ja see, et teie siin täna olete, näitab, et te olete teadlikud, see teema huvitab teid ja olete juba ühe sellise olulise sammu kindlasti ära teinud, et veelgi paremini seda tööandja väärtuspakkumist kujundada.
Ja kuidas mõista siis tööandja brändi, et tegelikult ma ütleks, et see ei ole midagi keerulist, see ei ole midagi sellist eraldiseisvat, et tegelikult see koosnebki sellest, mis on meie kogemus organisatsiooni sees töötajana, mis on meie lubadus tööandjana ehk siis väärtuspakkumine ja mis on meie maine ehk siis selline komplekt. Ja kui me lähme siit edasi, siis alati on võib-olla hea sellised põhimõisted selgeks rääkida, et mida me siin täna arutame ka. Ehk siis kõigepealt, mis on üldse tööandja bränd kui selline? Tööandja bränd on meie selline organisatsiooni unikaalne identiteet, mis peegeldab töötaja kogemust organisatsioonis. Ehk siis kuidas meie töötajad selles ettevõttes ennast siis tunnevad, et milline nende kogemus selle tööandja juures on. Tööandja väärtuspakkumine on meie organisatsiooni selline, ütleme, kese või siis brändi tuum, ehk siis ettevõtte lubadus olemasolevatele, et ma tahan alati rõhutada seda ka, et see kindlasti ei ole see, mida me väljapoole kuvame siis nendele potentsiaalsetele töötajatele, vaid tegelikult lubadus ka neile, kellega me koos igapäevaselt töötame, kes on meie kolleegid ja töötajad siis organisatsiooni sees. Ehk siis lubadus sisemisele sihtrühmale ja lubadus siis potentsiaalsetele tööotsijatele ka, kes võiksid meil kunagi tööl olla. Ja tööandja turundus tegelikult on siis selline väljapoole tegevus ja võibki öelda selline kokkuvõtvalt, et see ongi siis nii-öelda ettevõtte või siis organisatsiooni kui sellise tööandja loo jutustamine, et kas siis läbi sotsiaalmeedia ja erinevate selliste väliste kanalite. Ja võib-olla on hea tuua selline paralleel siia ka, et kui me räägimegi sellest tööandja turundusest, mis ma ütlesingi, et 10 aastat tagasi oli väga lapsekingades, see tähendaski seda, et tuli teha väga palju sellist üldse teavitustööd, et mis see tööandja turundus on, mis need kasud on, kellele me seda peame tegema, miks me peame seda tegema. Et siis kui vaadata tegelikult seda, et hästi selgelt saab tuua paralleele siis nii-öelda klassikalise tarbijaturundusega, ehk kui me räägime siis tarbijabrändist, siis me räägimegi sellest tarbijaturundusest, me räägime sihtrühma mõttes siis tarbijaturust ehk siis nii-öelda klientidest, me teeme siis selliseid reklaam- ja müügikampaaniaid ja tööandja turunduses samamoodi, et me saame siis võtta selle, kes on meie sihtrühm. Meie sihtrühm on siis tööjõuturg, samamoodi, mis on see nii-öelda kliendi väärtuspakkumine tarbijaturunduses, mõtleme sellele, mis on siis tööandja väärtuspakkumine ja samamoodi siis sellise müügireklaamkampaaniate asemel me kasutame siis värbamisturundust ja värbamisreklaam nii-öelda siis kampaaniaid. Nii. Ja olen juba seda välimist ja sisemist brändi rõhutanud, et ma tahangi öelda, et see tööandja bränding on tervik, ehk siis sisemine bränd on see, mis on see töötaja kogemus, sinna alla käivadki kultuur, juhtimine, areng, erinevad hüved, kogu see väärtuspakkumine ja välimine bränd on siis see, milline on tööandja kuvand väljaspool. Ehk siis sõnumid sotsiaalmeedias, töökuulutustes, tööandja maine, ehk siis kõik see pool. Ja miks siis üldse tööandja turundusega peaks siis tegelema? Et mis see turunduse eesmärk on? Et kindlasti eesmärk ongi siis olla oma nii-öelda sihtrühma jaoks atraktiivne, just tööandja turunduse kontekstis siis atraktiivne tööandja nendele talentidele, kes on meie nii-öelda potentsiaalsed tulevased kolleegid. Ja siinkohal ongi hästi lihtne mõelda, et tegelikult nagu turunduses üldse, siis tegelikult meie sihtrühmal on ju selline piiratud või limiteeritud informatsioon, kas siis toote-teenuse või siis antud kontekstis nii-öelda tööandja kohta, et meie oleme need, kes tegelikult saame seda infot ja sõna levitada ja anda siis nii-öelda tööandja kohta infot. Ja läbi selle info jagamise, selle maine kujundamise tegelikult on organisatsioonil võimalus nii-öelda siis positiivselt oma sihtrühma otsuseid mõjutada. Ja
päris suur osa ehk siis 77% töö nii-öelda otsijatest, töövõtjatest otsivad siis lisainfot enne kandideerimist kodulehelt. Et siinkohal saabki võib-olla tuua selle välja, et kui me vaatame just kandideerimisel infot, siis hästi oluline aspekt karjäärileht kindlasti, et kus võiks see tööandja lugu ja väärtuspakkumine hästi selgelt ja lihtsalt välja tuua. Ja samamoodi uuritakse ettevõtte tausta, vaadatakse üle sotsiaalmeediakanalid ja kindlasti ütlen ka selle ära, et mis on oluline, et negatiivne alati võimendub. Ehk kui meil on infot vähe ja see vähene info on ka nii-öelda negatiivse alatooniga, et siis see võimendub kindlasti ka, et siin tasukski mõelda, et kui palju kas meil on üldse infot ja pigem peaks seda infot olema rohkem ja selgelt ja nii-öelda läbipaistvalt, et tööotsijal oleks seda lihtne leidma, et kuna selline tänapäeva maailm, kus infot on hästi palju ja kõik tiirlebki hästi erinevate hektiliste infode põhjal, et siis on oluline, et see oleks hästi selgelt formuleeritud. Ja loomulikult, et sellised traditsioonilised värbamismeetodid, selline post and pray, et panengi kuulutus üles ja ootan kandidaate, enam kindlasti ei ole väga jätkusuutlik strateegiana, ehk siis me peame mõtlema rohkem proaktiivselt, et kuidas neid inimesi ikkagi kõnetada, leida, et ongi siis värbamisturundus ja tööandja bränding see, et kus me saame ikkagi kõnetada seda õiget sihtrühma, et nad ikkagi meie juurde tuleks. Ja passiivsete kandidaatide osakaal on tegelikult hästi suur ja passiivne kandidaat on siis see inimene, kes ise aktiivselt nii-öelda tööd ei otsi ja kuskil tööportaalides ei käi, aga kui nendeni jõuda millegi sellise kõnetava, eristuva, põnevaga, siis tegelikult nad on valmis sellele reageerima. Ja sellega saabki väga edukalt tegelikult appi tulla siis värbamisturundus ja tööandja turundus, et silma paista siis ka neile inimestele, kes võib-olla aktiivsed ei ole, aga nad on tegelikult valmis kaaluma. Ja ma tooksin veel võib-olla selle ka välja, et minu meelest hästi oluline aspekt on enda töötajate hoidmine, et kui tööandja turunduse võib-olla sellistest nagu trendidest üldse praegu rääkida, et siis kui vaadata sellist võib-olla majanduslikku olukorda ja hiljuti käisin ka just personalijuhtide aastauuringu tutvustusel, et kus tuli välja, et võib-olla tööandja bränding ei ole praegu esimeste prioriteetide sees nii-öelda siis töölaual, aga seal aruteludes tuli välja see, et praegu tegelikult on hästi hea aeg tegeleda just sellise sisemise brändi kujundamisega. Ehk mõeldagi läbi, et milline on see töötaja kogemus, milline on see nii-öelda väärtuspakkumine, ehk siis tegeleda selle sisemise brändiga. Ja kui uuesti tuleb nii-öelda see aktiivne nii-öelda värbamislaine, et siis tegelikult me oleme juba selle sisemiselt tugeva brändi paika pannud, mida me saame hakata siis juba lihtsasti nii-öelda siis väljapoole siis nii-öelda kommunikeerima. Ja kui sellisest töötajate hoidmise aspektist mõelda veel ka seda, et kindlasti see sisemine bränd ja töötajate hoidmine, nende väärtustamine on ettevõttele tegelikult oluliselt soodsam kui see, et me peame kogu aeg uusi töötajaid otsima, et siin erinevate uuringute põhjal on välja toodud, et sellise, ütleme, spetsialisti asendus nii-öelda siis kulu, kui me peame uue inimesi värbama, võib olla aastapalgas selline 30–50% ja selliste tippjuhtide puhul see võib olla 100–200%, et need numbrid on tegelikult hästi suured, et need panevad minu meelest hästi mõtlema, et miks me võiksime keskenduda rohkem selle hoidmise poole peale, et kui me räägime näiteks ka, ma ei tea, müügiinimesest konkreetselt, et võib-olla hea on see näide tuua, siis mis on need nii-öelda saamata jäänud tulud, kui inimene nii-öelda lahkub ja me peame hakkama uut inimest otsima. Et seal võibki olla siis konkreetselt saamata jäänud müügitulu, samamoodi kliendi kontaktid, mis jäävad võib-olla siis selle inimese juurde. Me peame uut inimest hakkama koolitama ehk kogu see onboardingu kulu ja lisaks siis loomulikult otsesed värbamiskulud, et kas me siis kasutame mingeid värbamiskanaleid, kas me kasutame sihtotsingut ja kogu see aeg erinevate osapoolte, mis läheb ka sinna nii-öelda kulude juurde. Ehk siis jällegi panna nii-öelda südamele, et siis
kui kujundada see tugev väärtuspakkumine, oma inimesi hoida ja hoolida, siis on võimalik neid nii-öelda kulusid minimeerida. Veel, et tööandja turunduse vaates, et ma juba seda ütlesin ka, aga üks selline oluline põhjus, miks inimesed tegelikult ei kandideeri, on see, kui neil ei ole tegelikult ettevõtte kohta infot, et siinkohal jällegi tööandja turunduse vaates me saame seda infot neile pakkuda ja suurendada tegelikult seda, et meile tuleb rohkem ise kandideerinuid. Ja mis on nagu hästi selline huvitav minu meelest on see, et kandidaat usaldab siis alati rohkem seda infot, mis tuleb siis päris inimestelt. Et siin ongi näide, et kui Brandem võib-olla postitab, et ma ei tea, meil on sellised hüved, selline väärtuspakkumine versus kui meie töötaja, keegi jagab läbi oma kogemusloo seda väärtuspakkumist, et siis tegelikult seda poolt võetakse ikkagi nagu personaalsemalt ja usaldatakse rohkem, ehk see info on tegelikult usaldusväärsem. Et siin tulebki mängu see, ütleme, brändisaadikute teema ja brändisaadikud tekivadki siis, kui sul on tugev sisemine tööandja bränd ja siis need brändisaadikud hakkavadki seda brändi väljapoole nii-öelda siis elama. Ehk siis tugev tööandja bränd on autentne. See tähendab seda, et see vastab sellele, mis olukord meil tegelikult organisatsioonis sees on. Ehk siis kui lubada midagi, mida meil tegelikult ei ole, siis see tuleb hästi kiiresti välja ja seal on kordades rohkem nii-öelda kahjusid kui seda kasu poolt, et eriti väiksel Eesti turul, et need teemad tulevad hästi kiirelt välja. Ta peab olema kindlasti läbimõeldud ja tuginema sellel reaalsel väärtuspakkumisel, mis me oleme nii-öelda siis kokku pannud ja jällegi järjepidev, et ta peab kanduma kogu töötajaskonna, nii-öelda töötaja teekonna lõikes, et kui me räägime siin alates, ma ei tea, kandidaadi kogemusest, et siis kandidaadi kogemus on ka kindlasti mul selline lemmik teema, mida ma tööandja brändingus välja toon, et tegelikult see kogemus, mida me kandidaadina saame, mõjutab hästi tugevalt seda tunnetust sellest tööandjast ja sellest organisatsioonist, et jällegi uuringutes on välja toonud, et kui ma saan halva kandideerimiskogemuse, siis see tegelikult võib konkreetselt mõjuda ka minu ärile negatiivselt, et kui ma tunnen ennast kandidaadina ühes organisatsioonis halvasti, siis ma suure tõenäosusega ei taha võib-olla edaspidi tarbida nende nii-öelda tooteid ja teenuseid ka. Ja samamoodi kandidaadi kogemuse vaates, et kui kandidaat saab tegelikult isegi, kui ta saab eitava vastuse, saab väga hea sellise kandidaadi kogemuse, siis temast võib saada sinu tööandja brändisaadik. Ehk ta ikkagi jagab seda kogemust, ta jagab seda positiivset muljet, mis ta sai. Et kindlasti tasub ka mõelda seda tööandja brändi, mitte ainult siis ütleme, et tuleb seda nagu laiemalt mõelda, et kogu see töötaja teekond, et alustamegi sellest kandideerimisotsusest kuni siis lahkumise intervjuuni välja, et ma arvan, et see on hästi oluline, et oleks järjepidev ja kulgeks läbi selle kogu teekonna. Siis üks selline hea natuke spikker teile ka tööandja turunduse vaates, et mis on siis oluline, mis on need aspektid, mis on need sammud, millega siis tegeleda. Et kõige olulisem number 1 ongi see, et kes on meie sihtrühm, et kes on meie tööjõuturu nii-öelda sihtrühm, kelleni me tahame jõuda, kes on need talendid, kes aitavad meie organisatsiooni nii-öelda kasvueesmärke täita, et need tuleks ära kirjeldada, tuleks kirjeldada nende persoonad selles vaates, et mis neid inimesi kõnetab, kus kanalites nad liiguvad, mis infot nad tarbivad. Et siin ma soovitan kasutada erinevaid uuringuid, näiteks palgainfoagentuur teeb päris häid selliseid uuringuid, kus on erinevate sihtrühmade lõikes näiteks tõmbe- ja tõuketegurid, et miks inimesed siis lahkuvad töölt ja miks nad siis uuele töökohale lähevad, et kasutada ka uuringuid, aga samamoodi uurida kindlasti nendelt sihtrühmadelt organisatsiooni sees, et mis on nende jaoks oluline, miks nemad siin organisatsioonis on ja samamoodi väljapoolt, et kui sul on näiteks tuttavaid kuskil valdkonnas, et siis tasub alati küsida, mis sind päriselt motiveerib ja kõnetab, mis on sinu jaoks oluline. Ehk see tuleb nagu selgeks saada. Siis loomulikult konkurendid,
kes on minu tööturu konkurendid, kes veel tahaksid neid talente endale saada. Et tulekski kaardistada seda poolt, et mis on konkurentide väärtuspakkumine, kuhu nad ennast nii-öelda positsioneerivad, mis hüvesi nad pakuvad, mis sõnumid nad kasutavad. Et siin saab ka erinevaid uuringuid kasutada, et kus nad asuvad, ma ei tea, maineuuringutes näiteks ja seal teha seda analüüsi siis nii-öelda enda jaoks. Siis lähtuvalt sellest, mis on siis tööturu ootused, mida meie pakume, saame me määratleda, et mis on minu tugevus tööandjana, mis on minu selline unique selling point, et millega ma saan tööturul eristada ja mida ma saan tööturul nii-öelda pakkuda tööandjana ekstra, ehk siis mõelda see ka hästi strateegiliselt läbi. Ja samamoodi siis, mis on see positsioneering, mis on minu lugu tööandjana, mis tähendust ma oma töötajatele pakun, mis on mu väärtused, mis on mu väärtuspakkumine, mis on hüved, ehk siis mõelda läbi, et kes ma olen tööandjana ja kuhu ma tahaksin siis tööandjana liikuda, et mis on need sammud. Siis järgmiseks sisekommunikatsioon. Jällegi, et tasub nagu meelde tuletada seda ka, et ma näen enda töös seda palju, et tegelikult töötajad ei pruugi olla teadlikud sellest, mis tööandja neile pakub või siis on harjutud ära väga mingite hüvedega, et siis tasub vahepeal ikkagi meelde tuletada, et mis see väärtuspakkumine on, mida tööandja pakub, et kandideerimistel me tihti nagu näeme seda, et mõned asjad, mida peetakse iseenesest mõistetavaks, tegelikult ei ole, et ala näide, et siin üks kandidaat ütles, et see 1. septembril vaba päev on nagu kõigile ühine hüve, aga tegelikult see on organisatsiooni valik, et kas ta seda teeb, eks, et sellised väiksed asjad. Ja loomulikult siis me saame juba liikuda väliskommunikatsiooni poole, ehk siis seda tööandja lugu väljapoole hakata rääkima ja kuvama. Aga miks siis on tööandja väärtuspakkumine ja tervisehüved siis sellise kriitilise tähtsusega? Et kõigepealt võib-olla tooksingi välja sellise sotsiaaldemograafilise poole, et meil on ikkagi selgelt rahvastik vähenemas. Iga siis 3 töötaja kohta, kes lahkub tööturult, tuleb meil tegelikult 2 inimest asemele. Ehk siis, et see on tegelikult väga selline kriitiline teema, millega me üldse tegelema peame, et kuidas neid talente rohkem leida, kuidas siis kaasata, kuidas seda jätkusuutlikumalt teha ja kui seda rahvastikupüramiidi lõikes vaadata, siis tegelikult selline 20-30 aastaste vanuserühm on praegusel hetkel meil elanike mõttes kõige väiksem. Aga need on need inimesed, kes peaksid hakkama meil kõige suuremat nii-öelda sellist väärtust tööturul looma, tootlikkust samamoodi, et siis ongi selliseid mõttekohti päris palju. Ja loomulikult kandidaatide teadlikkus on, ma arvan, kõige kõrgemal tasemel üleüldse. Ehk siis kandidaadid teavad väga hästi, mida nad saavad küsida, mida võimaldatakse. Jällegi, siin on see tööandja turunduse mõju, ehk siis meil on infot kättesaadav, et me näeme, mis teised tööandjad, organisatsioonid pakuvad. Varsti meil tuleb ka avalik palgapakkumine siia juurde. Ehk siis kandidaadid ongi teadlikumad, kuna infot on väga palju versus, ma ei tea, 10 aastat tagasi ei avaldatud kõiki väärtuspakkumise osasid võib-olla töökuulutusele, et nüüd tegelikult ettevõtted toovad selle maksimumi ikkagi välja, mida nad tööandjana pakkuda saavad, ehk see teadlikkus. Ja loomulikult kandidaatide ootused, et endiselt loomulikult palk on selline number 1 põhjus, miks töökohta vahetatakse, vähemalt see esimene ajend, mis tekib, et kui mul on võimalus kuskil võib-olla suuremat töötasu teenida, aga sinna kõrvale tegelikult on tekkinud ka siis töö ja eraelu tasakaal, läbipõlemise vältimine ja tegelikult vaimse tervise teemad. Ehk siis jällegi rohkem on need tervise teemad tegelikult fookusesse tulnud ja selline hooliv, teistest hooliv või töötajatest hooliv tööandja on kindlasti üks selline suur ootus, ehk siis tervise fookus, vaimse tervise fookus on kindlasti selline uus norm, et mitte enam selline ekstra hüve.
ja ma arvan, et selline, kui me räägime konkreetselt ka tervisekindlustusest, et see on nagu hea viis, et kus siis lisaks sõnadele, et ma hoolin oma töötajatest, ka reaalselt nagu tuua see tegudena välja ja sa saad läbi selle tuua välja, et sa hoolid mitte ainult nii-öelda töötajast, vaid päriselt nii-öelda inimesest, et nii-öelda terviklikumad siis nii-öelda. Ja võib-olla kandidaatide ootused, mis te ise ka välja alguses tõite, et selline paindlikkus nii töökoha kui siis tööaja suhtes on kindlasti ootus, et see hübriidtöö, et siin on ka erinevad uuringud, kuskil 65% inimestest eelistab seda hübriidtöö formaati ehk jällegi selline asi, millega tuleb nii-öelda kohaneda ja sellise noorema generatsiooni võib-olla ootus on just ka selline rohkem see tähenduslikum töö, et ma saaksin enda tööelu kujundada vastavalt enda sellisele eraelule või hobidele, et jällegi sellised erinevad töövormid on meil ka väga teemas, et kui me räägime siin nii mingisugusest, ma ei tea, sellest, et me töötame võib-olla mitmes kohas, me teeme teenusepakkujana tööd, et ja üleüldse selline karjääri mõiste kui selline on tegelikult ajas väga palju muutunud, et kui meil oli kunagi nii-öelda üks karjäär ja üks selline elukutse, siis tänaseks võime öelda, et siin võib aja jooksul tekkida 5 võib-olla minikarjääri ja need karjääripöörajad on ka järjest, ma arvan, sellised teadlikumad ja rohkem on näha, et tehakse selliseid väga teadlikke valikuid ja isegi selliseid kannapöördeid tegelikult karjääris. Ehk siis, et me peame kohanema, ootused on tõusnud ja samamoodi see teadlikkus on hästi suurelt tõusnud, mis seab võib-olla tööandjad ka natuke siis ebamugavamasse olukorda, et me peame olema ise ka siis rohkem nähtavad, rohkem strateegilisemalt läbimõeldult neid otsuseid tegema. Ja mis siis tähendab, et mul on tugev tööandja bränd? Et jällegi ma ei väsi seda kordamast, et see välimine ja sisemine pool peab olema kooskõlas, et me ei saa lubada midagi sellist, mis meil tegelikult ei ole. Ehk siis see tööandja poolt pakutav väärtuste pakett peab kõigepealt vastama siis nii-öelda sisemisele sihtrühmale ja olema nii-öelda selge siis sisemisele töötajaskonnale ja samamoodi siis, et kui on tegemist tugeva brändiga, siis see, mis meil on sees, tundub samamoodi ka välisele sihtrühmale. Ehk need 2 osapoolt on tegelikult hästi selgelt siis nii-öelda kooskõlas. Nii, aga olemegi jõudnud juba siia arutelu juurde, et kindlasti väga põnev hetk, et ma hea meelega kaasaks siia Jaanika, et räägiks siis natuke lähemalt just tervisehüvedest ja siis tööandja ravikindlustusest. Võib-olla sa natukene räägid meile, et mis see tööandja ravikindlustus üldse on, millest see koosneb, kellele see on ja nii edasi, et saame siin jooksvalt teele minna. Tere Minna, aitäh, et kutsusid mind siia ja me saame sellel teemal arutada, sellepärast et nagu sinu jutu jätkuna on väga hea öelda, et tööandja ravikindlustus või tervisekindlustus, põhimõtteliselt sama termin, lihtsalt erinevas vormis, et tegelikult see on üks asi, mida töötaja ka on hakanud üha enam eeldama tööandjalt ja see on selline kindlustustoode, mis tegelikult on toodud turule, et natukene leevendada neid Tervisekassa tänaseid kitsaskohti. Nii et kui me vaatame ka, kellele või milleks see toode täna turul on, siis me näeme, et just need kohad, mida me avalikkuses ka kuuleme, et ei saa õigel ajal arsti juurde, ei saanud piisavalt kiiresti abi, pidin minema EMO-sse, et kõik need teemad nagu ikkagi koonduvad siia eraravisse siis nüüd kokku, et kui inimene on valiku ees, et kas ma lähen siis sinna erakorralise meditsiini osakonda ootama mitmeks pikaks tunniks või ma saan kohe järgmisel päeval mõne spetsialisti juurde, siis tegelikult pigem ei taheta minna sinna EMO-sse, kui ei ole väga selline akuutne või selline kiiret ravi vajav teema. Olen olnud isegi samas olukorras, et oligi valik, et kas minna erakorralisse või eriarsti juurde ja tõepoolest paraku see eriarsti valik osutus minu jaoks ka paremaks variandiks. Järgmine päev
kohe sain abi ja säästsin siis EMO töötajaid võib-olla minu ravimisest otseses mõttes. Aga ja, et tervisekindlustus või tööandja ravikindlustus siis on siis Ergos selle toote pealkiri, on selline toode, mis aitab maandada selliseid olukordi, kus töötaja ei pääse piisavalt kiiresti arstile. Et võib-olla perearstiga nii suuri probleeme ei ole ja tegelikult perearstid ju aitavadki enamus väiksemaid probleeme lahendada, aga nii nagu me näeme, siis ikkagi eriarsti juurde pääsemine võib olla pikema perioodi peale, see ooteaeg võib olla ootajale alati liiga pikk ja seetõttu, kui minna endale seda eriarsti valima, mis on ju tegelikult iga patsiendi puhul tema enda kohustusega, tegelikult perearst ei ütle, kuhu sa pead minema, kelle juurde täpselt, vaid et perearst annab saatekirja ja kui e-konsultatsioonist ei piisa, eks ju, siis see patsient ongi selles olukorras, et mis ma siis nüüd edasi teen. Ja läbi veebiregistratuuri peab selle valiku siis patsient ise tegema. Millise arsti juurde, millisesse kliinikumi, sõltuvalt probleemi tõsidusest, kas on seda minu soov homme saada seda abi või mõne kuu pärast. Ja sealt tulevad need valikukohad, et kui ma olen nõus teenusest ise maksma, paraku saan selle abi võib-olla oluliselt kiiremalt kui see, kui ma jään siis Tervisekassa rahastatud aega ootama. Ja eks see on selline põletav teema siin tänapäeva nii-öelda ühiskonnas ka, et kogu see arstiabi kättesaadavus, et ka minul tegelikult väga lähedasel inimesel siin aasta tagasi oli olukord, kus tal oli vaja nahaarsti juurde minna. See nii-öelda tasuta ooteaeg oli circa 2 kuud, aga ta ise tundis kuidagi sisemiselt, et ta peab minema varem ja ta läkski siis tasulisse, kus ta saigi juba paari päevaga aja. Ja väga jumal tänatud, et ta läks, sest et lavastati ka pahaloomuline nahakasvajaks, ja sai väga kiirelt tegelikult abi peale seda, et noh, ei tea, mis see prognoos oleks olnud, kui ta oleks natuke hiljem seda avastanud, aga mulle tundub see ravikindlustus üks selline võib-olla kasu see pool, et inimene tegelikult, noh, me saame nii-öelda töötajale pakkuda seda hüve. Me saame tööandjana tegelikult anda selge sõnum, et me tegelikult hoolime enda töötajatest, aga samas töötaja saab hästi nii-öelda privaatselt selle teemaga nii-öelda siis tegeleda, et tegelikult tööandja ju ei tea, kes seda kasutab, kui palju seda kasutab, ehk see võimaldab mulle nii-öelda siis nende terviseasjadega tegeleda nii-öelda privaatselt, et ma arvan, et see võib-olla on teema just kui me natuke võib-olla generatsioonide teemat sisse toome, võib-olla ka vanemale generatsioonile, et ma ütleks, et noored hästi avatult räägivad sellise vaimse tervise, läbipõlemise teemadel, aga pigem võib-olla vanem generatsioon hoiab need teemad hästi nagu privaatselt ja võib-olla töölt üldse täitsa nagu eemal, et siis ma näen, et see on võib-olla hea võimalus niimoodi privaatselt tegeleda nende teemadega. Jah, ma olen sinuga täiesti nõus, et need on need teemad võib-olla, millest igaüks ei taha, just tervis on selline teema, et hambaravist ei ole ju probleem rääkida, et ma külastan hambaarsti iga aasta ja see ei ole mingisugune selline info, mida ei võiks jagada, aga võib-olla on sensitiivsemaid teemasid, mida ei taha ei oma töökaaslastega ega ka tööandjaga jagada ja selleks ongi siis nüüd see ravikindlustus, et sa saad toimetada iseseisvalt, sa saad valida endale, kuhu sa pöördud, millal sa pöördud, kas sa kasutad Tervisekassat selleks, aga kui sa sealt abi ei saa parasjagu nii kiiresti kui vaja, siis sa kasutad võib-olla mõnda erakliinikut selleks, et sul on nagu see otsustamisvabadus töötajana. Otsustada, mida ma järgmisena teen, sest üha enam räägitakse ka tervisealasest kirjaoskusest. Täiesti uus termin, väga huvitav teema, aga see paneb ikkagi nagu mõtlema, et inimesena mul on ikkagi kasvav kohustus oma tervisest teada, tegeleda, ennetada erinevaid haigusi ja see kõik viib sinna, et me ennast harime, aga kui me oleme siis ennast harinud ja teinud võib-olla nii palju enda jaoks, kui palju siis me parasjagu oleme saanud teha, siis mis saab edasi, kui ennast enam aidata ei oska. Ja vot see ravikindlustuse toode on selline, mis annabki töötajale selle vabaduse, et kindlasti ei jääks arstiabi saamata rahalistel kaalutlustel. Et mul ei ole lihtsalt raha selle tasulise teenuse eest maksta. Ja ravikindlustusest hästi praktilisest küljest rääkides ongi see, et annab mingisuguse kindluse töötajale, et kui mul on vaja tasulist ravi, siis
on mul selleks kindlustus. Nii nagu me oleme võib-olla rohkem harjunud õnnetusjuhtumi puhul, et tööandjad sõlmivad ka töötajatele ju ka õnnetusjuhtumi kindlustusi või elukindlustusi, et ravikindlustus on siin sinna kõrvale siis üks võimalus ja ei saa mainimata jätta, et see on ka maksuvabastuse all, et ei ole vaja selle hüve või selle kindlustusliigi pealt maksta erisoodustusmaksu, kui tööandja seda töötajale siis võimaldab. Okei. See on tööandjale kindlasti plussiks, et kas sa oskad öelda, et kui me mõtleme Eesti peale, siis kui palju inimesi üldse sellist ravikindlustust omab? Viimastel andmetel 65 000 on see arv. Töötajad omab täna ravikindlustust. See on ajas kasvanud, vahepeal ta kasvas väga kiiresti, siis tuli COVID, siis tulid igasugused majanduslikud raskused võib-olla ettevõtetele ja nagu need prioriteedid võib-olla olid mujal, aga me näeme siiski kasvu, et see huvi on säilinud, kasv on olemas ja üha enam ikkagi ka need avalikust tulnud uudised, mis ikkagi räägivad, et ikkagi on probleem arstiabiga. Mitte küll kõigil, ja mitte küll samas mahus, aga nendel, kellel on, siis ka meie ise tegime uuringu, 82% siis on soovinud endale seda ravikindlustust kui täiendavat hüve. Tegelikult see on justkui nagu ootus. Just, see on nagu ootus ja see ootus, ma arvan, et on kasvavad, nii nagu sa rääkisid, on sellised inimesed, kes saavad ettevõtte saadikuteks rääkides brändist, siis tegelikult see ravikindlustus samamoodi, et see on üks hüve, millest siis kui inimene seda juba kogeb, siis ta tegelikult leiab, et see, kui ta leiab, et see on talle kasulik, siis ta hakkab seda ootama. Nii et ma arvan, et see on ka üks selline tööandja brändikuga väga tihedalt seotud. Ja ma ütleks seda ka, et see ei ole nagu standard tänasel tööturul, et need tööandjad kuidagi, et see oleks kuidagi standardpaketis ja väärtuspakkumises sees, et ma näen, et see on ikkagi võimalus nii-öelda tööandjana eristuda. Absoluutselt, sest täna, kui me vaatame, et meil on umbes 600 000 töötajat turul, siis umbes 10%. Ainult. Eks, et see kasvulava on tegelikult päris suur ja need 10%, kes täna juba oma töötajatele pakuvad seda hüve, olen näinud isegi töökuulutustest tuuakse kenasti välja juba ravikindlustuse hüve kui ühte siis komponenti sellest väärtuspakkumisest, nagu sa ütlesid. Ja, aga mida see nagu töötajale täpsemalt siis tähendab? Et võib-olla sa räägid nagu lahti, et mida see ravikindlustus mulle kui töötajale tähendab? Sinule tähendab see seda, et sul on olemas leping, kuhu tööandja saab valida kindlustuskaitseid. See sõltub nii asukohast, kus see tööandja ja töötaja reaalselt asuvad. Regionaalsus siis tuleb siia, et võib-olla Tallinnasel on ühed soovid, võib-olla Lõuna-Eestis töötaval inimesel on teised soovid. See saab töötaja soovidest lähtuvalt siis? Saab nii tööandja vajadusest kui töötaja vajadusest lähtuda. Et näiteks hästi praktiliselt, et kui töötajad viibivad kusagil värskes õhus looduses, kus võib-olla on suur tõenäosus saada endale küll üks puuk ja praegu ka, et kevadine aeg, et puuke liigub, siis vaktsineerimine kui selline. Et väga paljud tööandjad maksavad selle kulu ise, et vaktsineerimise eest siis tööandja maksab ja töötaja saab selle vaktsiini, aga seda on võimalik ka kindlustada, näiteks seda kulu ja töötaja ise siis läheb, vaktsineerib ja selle kulu saab siis katta kindlustuse kaudu. Ja teine näide näiteks kontoritöötajad, eks ju, et nagu ka mina, et kontoritöötajatel on jälle teised vajadused, et näiteks kuvariga töö tähendab, et mingil ajahetkel on mul võib-olla vaja siis prille. Samuti istuv töö, kuvariga töö tähendab istuvat tööd tihtipeale, tähendab võib-olla mingisuguseid hoopis muid haigusi, millega mina arsti poole pöördun või mingisuguseid muid ootusi, mida ma siis ootan sellelt ravikindlustuse lepingult. Ja kui vaadata siis kindlustuskaitse poole, siis ambulatoorne ravi, ehk siis mõnikord võib-olla midagi kuskilt valutab, näiteks hiire kasutamisest käsi valutab, pöördud arsti poole, et seda saab kindlustada, seda konsultatsiooni. Ja selle kulu saab siis katta läbi kindlustuse, et töötaja ei pea eriarsti abi eest ise kulu kandma. Ja mis kulu see tööandjal on? Tööandjale on see kulu, ega seal mingisugust lage ega miinimumi ju tegelikult ei ole, et seda saab läbi selle, milliseid kaitseid sinna lepingus siis soovitakse võtta, et kas võetakse ainult nii-öelda võimalus kindlustada ära eriarstile või tasulisele perearstile pöördumine, ehk siis see ambulatoorne ravi,
kui sealt siis näiteks selgub, et arst peab vajalikuks mingisuguseid täiendavaid analüüse või uuringuid teha, siis ka need kulud on kindlustusega kaetud. Et kas võtta selline hästi kitsas kaitse või siis võtta juurde siis kõige populaarsem ja kõige lihtsamini võib-olla mõistetav hambaravikaitse, et aga lõputult on valikuid, et juurde võib pookida õnnetusjuhtumi kaitseid, kriitiliste haiguste kaitseid, mis tähendab siis, et makstakse hüvitist, kui diagnoositakse töötajal mingi väga raske haigus, makstakse kas ühekordset hüvitist või siis makstakse kinni need meditsiinilised teenused, eks ju, nende kulud. Samuti on võimalik võtta taastusravi, jälle tulles tagasi kontoriinimeste juurde, et taastusravi on ju tegelikult massaaž, füsioterapeudi konsultatsioon näitena, mida tihtipeale määratakse ka töötervishoiu kontrolli raames ja töötervishoiuarst ütleb, et selleks, et sinu töövõime säiliks, vajad sa näiteks regulaarselt kas massööri juures käimist või siis nüüd on isegi trendikam nagu füsioterapeudi juurde, sest et füsioterapeut annab reaalsed harjutused, millega sa saad oma tervist siis paremini hoida ja teha seda regulaarselt sulle sobival ajal, eks ju. Saab ka need kulud kindlustusega katta. Mitte vähem populaarsem pole ka profülaktika ehk siis ennetuspool, et mina kui töötaja tahan oma tervist kontrollida ja see puudutab ka sportlasi, et sportlased näiteks käivad koormustesti tegemas. Samamoodi võib-olla tasuline teenus, tuleb endal sellest maksta, kui on kindlustus, saad selle kindlustuse alla panna ja need kulud sealt siis katta. Kas need kulud on kuidagi seotud ka sellega, et kui palju töötajaid seda kasutab või see on kuidagi ikkagi selles mõttes kogu töötajate peale mingi kindel summa, mis siis lepingu järgselt on või kas tööandja teab üldse, kui palju töötajad kasutavad seda? See on hästi hea küsimus, et tihtipeale võib tekkida tunne, et aga nüüd minu terviseandmed ikkagi, et kas need tööandjani ei jõua, et kindlasti tööandja nii delikaatseid neid andmeid me ei edasta. Aga mis tööandjad huvitab? Tööandjad saavad kord aastas ülevaate, et milliseid kindlustuskaitseid on töötajad kasutanud. See aitab tööandjal hinnata, kuidas seda kindlustuslepingut järgmiseks perioodiks pikendada. Et kas mõni kaitse on nagu vähem populaarsem või vähem vajalik, et siis saab selle kaitse ära jätta ja tõsta mõnda teist kaitset, mis on siis rohkem nagu töötajad kõnetanud. Et praegu võiks öelda, et kõige rohkem kõnetab ikkagi ambulatoorne kindlustuskaitse. See siis tagab siis pääsu siis tasulisele eriarstile, igasugused tasulised uuringud, mis ka tihtipeale on seotud selle sama ootejärjekorraga, et ma soovin saada teada kiiremini ja siis ma lähen sinna tasulisse ravisse. Et see on see põhiline ajend ja kõrvale siis hambaravi, et need on nagu kõige sellisemad kasutatumad kaitsed. Aga ja tööandja näeb selles mõttes sellist üldist vaadet, et mis neid kaitsed on nii-öelda kasutatud, mitte siis nii-öelda töötajapõhist. Ta ei näe kindlasti töötajapõhist, ta näeb ikkagi üldsummat, et see on siis kogu kollektiivi peale kokku ja sealt ei eristu välja nüüd, et milline töötaja nüüd millist konkreetset teenust on kasutanud. Ehk siis see privaatsuse teema minu meelest on nagu väga ikkagi suur nagu argument siin nii-öelda töötaja vaates, et mul on võimalus, kui mul ei ole näiteks isiklikult võimalik tegeleda, siis tööandja saab mulle võimaldada selle arsti abi, eks, ja ma saan nagu nii-öelda privaatselt tegeleda, et ka tööandja ei tea, mis ma seal teen või millega ma tegelen, et selline tore minu meelest aspekt siia juurde. Ja sa küsisid veel, et palju see tööandjale maksab, et tegelikult see maksab nii palju, kui siis neid kaitseid seal paketis või lepingus sees on, aga üldiselt tööandja üritab ikkagi selle 400 € piiresse jääda, mis on see erisoodustusmaksu vabastuse piirmäär. Ja on võimalik ka lepingut sõlmida oluliselt madalama kindlustusmaksega töötaja kohta. Aga see 400 ja see on siis aastamakse ühe töötaja kohta. On lepinguid, kus on kindlustusmakseks 200 €, 250 €, 300 €, et see sõltub nendest tööandja enda võimalustest, eelarvelistest vahenditest ja loomulikult otsustamine on ikkagi tööandja enda kätes, et kui palju ta siis sellesse hüvesse soovib panustada makse poole pealt. Okei, ja teie poolt saate nii-öelda siis nõustada seda? Kindlasti. Okei, ma vaatan, et meil on vahepeal mingid küsimused ka tekkinud, aga võib-olla praegu selle poole tõmbame siin natuke kokku ja küsimused äkki jätame lõppu, et siin on veel päris, praegu vaatan 5 küsimust lausa veel lisaks, et siis saame võib-olla need teemad veel siin üle käia, et vaatame korra veel siit selle poolega, et see tervisekindlustus on, ütleme, selline
üks hästi selline nagu selge, konkreetne nagu lubadus enda töötajatele, mida saab siis nii-öelda väärtuspakkumises kasutada ja noh, eks siin iga tööandja peabki mõtlema, et mis on tema selline võib-olla fookusteema, et mida me töötajatele nii-öelda lubame, et kui see ongi näiteks tervisefookus, kui see on selline hoolimine, toetamine, et siis tervisekindlustus võiks olla potentsiaalne selline nii-öelda selline tõestuskoht või proof point nii-öelda selle poole peale, et me päriselt seda teeme, et me lihtsalt ei ütle seda, et me hoolime oma töötajatest, eks. Ehk siis selline konkreetne tegevus sinna juurde väärtuspakkumise näol. Ja noh, millest siis selle tööandja brändinguga alustada, et kui tundub, et see vajab nagu värskendamist või kohendamist või ümbermõtlemist, siis põhimõtteliselt, et siis kõigepealt tuleb vaadata üle, et mis on tänane pakett, et mida ma siis üldse täna enda töötajatele pakun, ehk siis kaardistada see praegune olukord. Ja siis mina alati soovitan, et kui teha mingeid muudatusi, küsige oma töötajatelt, mida nad päriselt ootavad, et mis on nende jaoks oluline, et noh, tõid selle uuringu välja, et tegelikult 80% sooviks ravikindlustust, et siis ma tegelikult soovitaks ka oma organisatsioonis selle uuringu teha, et mis on see pilt minu organisatsioonis, et mida ma nagu näen, mida ma näen just jällegi sellise võib-olla noorema generatsiooni puhul, et siis see väärtuspakkumine ja see hüvede pakette, et see paindlikkus on tegelikult üks märksõna seal. Ehk siis inimesed tegelikult tahaksid nagu ise valida, et mis neil seal nii-öelda hüvede paketis on, et ma olen ka näinud tööandjaid, kes teevadki sellise nagu listi, kus siis töötaja saab ise valida välja näiteks 5 temale kõige olulisemat nii-öelda hüve sellest paketist, kas see on mingi lisapuhkus, kas see on mingid vabad päevad, kas see ongi siis tervisekindlustus, spordikompensatsioon, noh, mis iganes sinna siis juurde, et mis töötaja väärtustab, võib-olla see on mingid koolituste teemad, suurem eelarve sinna, et võiks nagu mõelda võib-olla sellele tuleviku vaates ka, et see peakski olema nagu paindlik, et mida valida ja kindlasti tuleks uurida seda, et mis on päris ootus tegelikult minu organisatsiooni sees, et enne kui ma hakkan neid nii-öelda otsuseid ühe või teise suunas tegema, aga noh, see üldine uuring mingi indikatsiooni võiks juba anda, eks. Ja loomulikult siis väljapoole kaardistada seda sihtrühma, et keda me tahame nii-öelda siis kõnetada nii-öelda potentsiaalsete uute töötajate näol. Ja see kommunikatsiooni pool kindlasti see peaks olema hästi selge, järjepidev, lihtne, jällegi see fookusteema valik, et ma nagu ei räägi kõigest, vaid ma valin ikkagi fookusteema, kuhu ümber ma kujundan selle nii-öelda siis tööandja siis loo ka. Ja loomulikult siis, et milline tööandja ma tahan olla, milline tööandja ma tahan olla 1 aasta pärast, milline tööandja ma tahan võib-olla 5 aasta pärast olla, et mis on mul see tulevikuvaade ja kuidas ma ennast nii-öelda siis tööturul positsioneerin. Ja kokkuvõtteks võib-olla tooksingi välja, et tegelikult see tööandja turundus ja väärtuspakkumine, et see ei ole lihtsalt nii-öelda selline turunduslik aspekt, vaid see on väga strateegiline vahend selleks, et nii-öelda jätkusuutlikult organisatsioonis enda töötajaid hoida, et sellest hoidmisest me enne rääkisime, mis saab, kui me ei hoia, mis on need kulud, mis sinna juurde tulevad ja kuidas seda nii-öelda talentide huvi ikkagi hoida enda organisatsiooni suunas. Siis kindlasti tervisehüved on üks osa sellisest hoolivast ja toetavast töötaja kogemusest, et siin ootustest tuleb välja, et seda tegelikult oodatakse, et tööandja hoolib minust kui inimesest, mitte ainult kui siis nii-öelda töötajast. Et ma arvan, et selline hoolivus käis seal sõnapilves ka läbi ja väga oluline ootus. Siis jällegi see autentsus tööandja, brändi ja kuvandi puhul, et me päriselt räägime seda, mida meil on, me lubame seda, mida me saame pakkuda, et me ei luba midagi sellist, mida meil tegelikult ei ole, et see tuleb hästi kiiresti välja ja tegelikult see kahju on kordades suurem, kui see saadav nii-öelda kasu seal juures. Ehk selline autentsus, järjepidevus loobki selle usaldusväärse kuvandi ja tagab tegelikult tööandjana edu ka. Ja ma arvan, et alustada saab alati, et ka väikeste sammudega, et vahel võib tunduda, et see tööandja turundus nõuab mingit suurt investeeringut, aga tegelikult saab sisemiselt palju ära teha juba selle poolega, et sa suhtledki oma töötajatega,
uurid, mis neile meeldib, millega nad rahul on, mis nende ootused on, samamoodi seda välissihtrühma tundma õppida ja uuridagi, et mis on need hüved ja väärtuspakkumine, mis päriselt sinu töötajaid nagu kõnetaks ja lähtuvalt sellest saabki vaikselt juba teele minna, ja nagu ma alguses ütlesin ka, et ma arvan, et tööandja brändingu vaates on nagu praegu kõige parem aeg, et tegeleda strateegiliselt selle sisemise brändi, tööandja väärtuspakkumise kujundamisega ja mõelda seda tööandja lugu ja mida me pakume. Ehk kui võib-olla praegu tööturg on muutunud rohkem nagu ütleme siis tööandja keskseks, et tööandjatel on lihtsam töötajaid leida, kuna kandidaate on rohkem. Loomulikult siin on struktuurne tööjõupuudus, teatud valdkonnad, kus meil siiski inimesi ei ole, aga üleüldiselt see aktiivsus tööturul on kindlasti praegu rohkem suurenenud, et kui siin võib-olla paar aastat tagasi, et see muudatus on siin kindlasti sees. Nii, aga lähegi edasi. Siis ma võtan võib-olla ette küsimused. Jaanika, oled sa valmis mulle vastama? Ma vaatan, et siin on küsimusi tulnud. Nii. Kuidas ravikindlustuse süsteem töötab? Sellest sa tegelikult juba rääkisid ka. Mis summa maksab ettevõtte ja mis see töötaja jaoks tähendab? Et kas on ka sellised variandid, et töötaja näiteks maksab midagi ise, tööandja maksab osa või kas on kuidagi see paindlikkus ka seal olemas või kuidas see pool välja näeb? See võimalus on olemas, aga ütleme, et Eestisse see väga juurdunud ei ole. Et ikkagi üldjuhul üritatakse hakkama saada selle 400 euroga ja selle tavaliselt on tööandja maksnud. Et ma arvan, et kui summad kujuneksid suuremaks, siis kindlasti oleks ka küsimus, et võib-olla töötaja soovib sinna panustada. Küll aga rääkides töötaja poolsest panusest on võimalus näiteks oma pereliikmetele samasugune kindlustuspakett osta ja selle eest siis saab töötaja ise tasuda, et tavaliselt tööandjad seda kulu ei maksa, et sealt on see töötaja panus, et kui töötaja ise saab selle kogemuse kätte ja leiab, et see tõesti on talle kasulik ja vajalik ootamatusteks, siis ta on ka sõlminud tihtipeale oma pereliikmele selle kindlustuse. Väga tore võimalus, et seda ma ei olnudki kuulnud, et ma tean, et näiteks spordikompensatsiooni puhul on see, et meil on tööandjaid, kes on kuidagi pannud nii, et nad kompenseerivad ainult poole, sest et nad tahaks kindlasti, et inimesed kasutaks selle igal juhul nagu ära, et see kuidagi nagu aktiveerida siis neid, et kui kõik maksab tööandja, et siis võib-olla nagu ta ei lähe, aga tervisekindlustusega ei saa neid paralleele tuua vist, et see on natuke teine teema. Ootus on sama, ootus on sama ka ravikindlustusele, et peab mõnikord meelde tuletama, tegemist on kindlustuslepinguga, et kui kõik väljamaksed oleks suuremad kui sissemaksed, siis läheb balansist kõik välja ja siis ei saa enam paraku võib-olla kas nii head kaitset pakkuda või midagi. Aga rääkides spordihüvest, siis tegelikult on ju ettevõtted, kes annavadki valida, et kui sul on näiteks töötajaskond eri vanusegrupis, osad, kes tahavad väga sporti teha ja pigem eelistaksid spordihüve, osad võib-olla see vanus ongi selline üle 30 sealt edasi, võib-olla rohkem nagu kasutaksid ravikindlustust, et siis saab töötajatele andagi seda valikut, kumba hüve sa soovid ja tegelikult see maksupoole pealt on ka täiesti nagu tööandja kohustus on siis täidetud, et ta ikkagi pakub seda tervisekindlustust kõikidele töötajatele, nii nagu seadus nõuab, eks, aga et ta ei pea seda võtma, see töötaja, et kui ta annab valiku, see tähendab ka, et ma pakun kõigile, aga sul töötaja on õigus valida, kumba sa tahad, eks ju, hüvedest. Okei, ma ütlen, see on see paindlikkus, millest ma rääkisin ka, et see valikuvõimalus ja seal uuringus vist tuli välja ka, et alates 30 ongi see vanus, kes hakkab juba tahtma seda tervisekindlustust, et võib-olla nooremad veel nii väga selle peale ei mõtle, eks, et siis hakkavad juba mingid mured tulema. Siis on küsimus, et kuidas hakkab töötaja pöörduma raviasutuse poole, kuidas registreeritakse visiit ja nii edasi? Ja, et raviasutus peab olema litsenseeritav, see on nagu number 1 asi, mis tuleks meelde jätta, aga me ei piira, et kõik erakliinikud, kes täna Eestis toimetavad, üldjuhul ongi litsenseeritud, et erakliinikusse pöördumisel siis töötaja variant 1, kas maksab ise, maksab selle teenuse ise ja siis seejärel, kui teenus on kätte saadud, esitab hüvitistaotluse kindlustusandjale. See on nüüd kõige lihtsam vorm. Ergal nüüd on ka olemas meditsiinipartnerid, kelle juurde pöördumisel tuleb siis meditsiinipartnerit teavitada, et soovitakse maksta kindlustusega ja siis kindlustatud teenust on võimalik finantseerida juba kindlustuse kaudu, et tasuda tuleks näiteks ainult omaosalus, mis võib olla selline 10,
20% kulust, sellest raviteenuse kulust ja tegelikult ülejäänud osa siis juba kindlustusselts maksab otse meditsiiniasutusele. Et tuleks siis vaadata, kas see meditsiiniasutus on näiteks Ergo puhul siis Ergo koostööpartner või mitte. Seda saab kontrollida Ergo kodulehelt näiteks. Millest see oma osalus sõltub töötaja puhul, et sa tõid selle 10-20 eurot, et mis see... Oma osalus on alati kokku lepitud kindlustuslepingus. Ja tegelikult eks ajas ta on kasvanud, et kui me võtame 4 aastat tagasi, siis enamus kindlustuslepinguid sõlmiti null oma vastutusega. Paraku, kuna kasutatavus ikkagi on sellises kasvavas trendis, inimesed ikka üha enam vastavad selle enda jaoks ja selle kindlustuse kasutatavus on kasvutrendis, see tähendab seda, et selleks, et hakkama saada selle 400 euroga, mis on siis erisoodustusmaksu vabastus saadud, siis paraku oleme pidanud hakkama kasutama omaosalust. Ehk siis ei saa finantseerida 100% kulu, vaid et mingi osa jääb töötajale. Aga samas, kui me võtame täna Tervisekassas toimunud muudatused, et eriarsti visiit töötajaskonnale on 20 eurot, siis ka selle me saame siis tegelikult kindlustuse alt hüvitada. Et sealt ka juba tuleb see eraravi kasu sisse. Siis ma vaatan veel kiirelt, mis siin on küsitud, et mis on enim kasutatavad ravikindlustuse teenused, ambulatoorsed? Ambulatoorne on kohustuslik kaitse, see on kõikides lepingutes ja lihtsalt, mida me nagu ajas oleme näinud, et üha enam inimesi õpib seda kasutama ja muutub ka kindlamaks selle kasutamisel, et loomulikult inimesed ju üritavad ju ka perearsti kaudu, perearst saab teha ju e-konsultatsiooni eriarstile, aga et kui sellest ei piisa, siis kuidagi nagu sinna tuleb hästi palju neid kasutajaid juurde. Teine on hambaravi ja taastusravi ka tegelikult, et kui ikkagi töötervishoiu kontrolli raames on midagi avastatud, mida tuleb siis kas mingi taastusraviarsti või füsioterapeudi kaudu kontrolli all hoida, siis ka see kindlustusrisk on praegu kasvutrendis. Siis on selline hea küsimus, et meil on veel aega natuke, et tahaks kuulda lugusid, kus see investeering on ka päriselt kasu toonud. Kasu siis ilmselt nagu nii töötajale kui tööandjale, eks, et oskad sa mõne hea näite tuua? Ja kasu, see on individuaalne, et loomulikult kõikidel töötajatel ei ole vaja täpselt samal kindlustusperioodil minna võib-olla 3000-sele põlveoperatsioonile või minna näiteks eriarsti vastuvõtule, et see on ikkagi nagu vastavalt vajadusele ja need vajadused on väga erinevad, et ikkagi oleme hüvitanud nii kriitilisi haigusi, kus need hüvitised ikkagi küündivad mitme 1000 euroni, arvestades siis, et kindlustusmakse on ikkagi 400 eurot näiteks, isegi väiksemaks. Või siis näiteks isegi kui eriarsti juurde pöörduda, siis tegelikult inimene tihtipeale ei tea, kui suureks see kulu kujuneb, sest et eriarsti visiit on nagu üks asi, selle kulu võib olla seal 75 kuni 250 eurot vahemikus juba. Ja kui sealt ikkagi siis selgub, et tuleb teha veel mingisuguseid uuringuid, siis uuringute kulu on veel lisaks, mida tuleb erakliinikus ju maksta ja selle kulu võib olla ju mitusada eurot. Ja kokkuvõttes võib-olla üks eriarsti visiit päädib sellise 700 eurose arvega, eks ju. Nii et mis asi on kasu, et eelkõige kasu tuleb sellest tootest, et inimene saab endale selle kindluse ja julguse külastada siis seda erakliinikut, ta teab, et mingisugused kulud tema jaoks saavad olema kaetud. Aga teistmoodi kasu jah, et loomulikult on ka tööandja kasu siin sees, et kui võtta, et see inimene võib-olla peaks ootama mitu kuud eriarsti järjekorda ja ta ei pääse selle eriarsti juurde ja kogu selle aja ta peab ju käima tööl. Või siis, kui on väga hull juhus, siis ta võtab haiguslehe, aga tööandja vaatast haigusleht ei ole ka päris hea lahendus. Et see kindlasti toob kaasa igasuguseid struktuurimuudatusi, talle tuleb asendaja leida. Tiimikoormus võib-olla teistel tekib selline vaimne kurnatus selle tõttu, eks. Just, et mida kiiremini tegelikult mingisuguse suurema probleemiga arsti poole saad pöörduda, seda kiiremini sa saad tegelikult lahenduse enda jaoks, et sa saad hakata selle probleemiga tegelema ja saad võib-olla siis edasi liikuda
oma igapäevaste toimetustega. Et tervem töötajaskond ja vaata, kui ma tõin need sotsiaaldemograafilised muutused, siis ka rahvastik vananeb. Ehk siis paratamatus on see, et me peame ilmselt käima kauem tööl kui meie esivanemad, eks, et siis on vaja olla ka nii-öelda terve selle jaoks, eks, et siis ma arvan, et see ravikindlustus on väga hea viis, kuidas seda nagu toetada ja samamoodi, et kasud nii tööandjale kui siis kindlasti töötajale just, et just isiklikus nii-öelda plaanis. Siis kus saavad töötajad meditsiiniteenused, neid rääkisime, kas erakliinikutes oleneb siis litsenseeritud peab olema, kellega siis lepingud nii-öelda on, et seal piirkonnas regionaalselt on see nii-öelda sätitud. Millised diagnostilised laboratoorsed uuringud kuuluvad töötaja ravikindlustuse alla? Üldiselt uuringute ja analüüside puhul on ainukene eeltingimus see, et arst peab olema selle saatekirjaga määranud. Ehk siis see ei tohi olla see, et mina soovin, vaid et see on meditsiiniliselt ikkagi põhjendatud mingisuguse analüüsi või uuringu tegemine. Et see ei ole lihtsalt nagu inimese soovil tehtav, vaid ikkagi arsti poolt määratud uuringud ja analüüsid. Et loomulikult me räägime erakindlustusest, loomulikult on mingisugused välistused, nendega saab kindlasti tutvuda tingimustes. Tingimustes on sõnaselgelt välja toodud mingisugused välistused, mida me kindlasti ei kata. Aga ütleme nii, et ikkagi seda, mida me katame, seda, kus see vajadus täna on, seda on oluliselt rohkem. Et ikkagi tutvuda tingimustega, vaadata ka millised on konkreetsed välistused ennem, kui siis minna siis otsustama, et kas ma nüüd ootan selle Tervisekassa järjekorra ära või siis ma pöördun erakliinikusse, kus kaasneb suurem kulu selgelt, eks ju. Aitäh, vaatan, et meie aeg on siin tänaseks otsa saanud, et aitäh, Jaanika, et tõesti kasulikud mõtted, arutelu, et ma loodan ka kuulajatel oli põnev, et saite võib-olla vähemalt ühe hea mõtte siit täna kaasa, millega edasi toimetada ja kui soovite lähemalt, siis küsida kas tööandja brändingu teemal või siis tööandja ravikindlustuse teemal, et siis meie kontaktid on olemas, julgelt ühendust võtta ja me kindlasti saadame teile need slaidid ja selle salvestuse ka, eks? Jah, just. Ma arvan küll, juba lubasid välja. Juba lubasin välja. Et igal juhul kõigile suur aitäh. Mõnusat päikselist päeva jätku ja usun, et kohtume kindlasti veel. Aitäh! Aitäh!